mis aitab teekonnal, ärevusega kohanemisel, uuesti ümberõppimisel, uuesti asjade seostamisel. Minu arust ongi aidanud mind ennast väga palju need hetked, kui ma olen oma neid ärevuse aistinguid uuesti siis seostama hakanud. Ma pean silmas näiteks neid olukordi, kus näiteks tekib paanikahoog. See võib olla esimene näiteks niist võib tekkida mingisuguses kindlas kohas. Osadel inimestel juhtub see näiteks sellises ülerahvastatud kohas, osadel juhtudel avalikud kohad, ma mõtlen, näiteks ostukeskus, buss, tramm, rong või siis on see selline koht, kus on kitsas, vähe ruumi, vähe õhku ja siis see esimene kord juhtub seal ära ja see nagu kohe salvestub sinna aiu ära. Ja siis võibki inimesel tekkida see seos, et ma ei tohi sinna kohta enam minna, sest mul tekkis seal paanikahoog ja see võib juhtuda uuesti ja ma ei taha, et see juhtuks uuesti. Ja siis võibki inimene hakata vältima teatud kohti, teatud olukordi, teatud inimesi, teatud ilmastikutingimusi, teatud kellaaega ja palju muud säärast veel sinna juurde. Vältimine, ma ütleks pigem on takistuseks üldse teekonnal, kuidas siis ärevus, häire mõjutaks igapäeva elu järjest vähem ja vähem. Ühelt poolt ma mõtlen ka selle peale, et mul endal on sellised ärevuse aistingud, et kui mul on vähe infot, juba see teeb mind ärevaks, siis need olukorrad, kus mul oli esimene paanikahoog, on ka selline umbne, veits selline hajevil olek ja siis mul hakkab automaatselt nagu meelde tulema see. Või siis ka see, et need sellised ärevuse aistingud olid mul, kui midagi juhtub hästi järsku selles keskkonnas, kus ma olen. Ehk siis, kui näiteks on soe ja läheb hästi järsult külmaks, siis ärevusoo see esimene selline arusaamise märk, et midagi hakkab juhtuma, oligi see, et mu käed ja jalad läksid nagu külmaks või selliseks imelikuks. Ja nüüd, kui see juhtub nagu normaaltingimustes, siis esimene mõte on see, et kas mul tuleb ärevushoog või. Ja siis ma pean uuesti seostama asju, et kui läheb külmaks hästi kiiresti, siis mul on esimene mõte, ärevushoog, ei, proovin ratsionaalne olla, vaatan ümber ringi, selge, aken tehti lahti, kõik jumala rahulik ja mitte ühtegi muret enam järsku ei olnud. Ja samamoodi on ka nende jõnksudega, et kui samamoodi satub minu vaatevälja või minu sellisesse igapäevasesse turvalisse keskkonda järsku midagi võõrast, midagi ootamatust, käib see adreka sööst, süda hakkab natuke kiiremini taguma ja üleüldse nagu ka siis ümbrus suhtes olen nagu üliteravalt tähelepanelik, et äkki mind varitseb kuskilt mingi oht. Sellega samamoodi oli oht, et läheb edasi paanikahoogs. Ja nüüd uuesti nagu piisavalt seda kogedes ja endale nagu aru andes, et ja küll see juhtub, see tunne on, kui ma võitlen selle vastu, pigem see läheb hullemaks, kui ma põgenen sellest ära, siis samamoodi see läheb hullemaks, ma lihtsalt proovin selle tundega olla. See on muidugi ülimalt keeruline teha, ülimalt lihtne öelda, sest ma ei saa nagu nii mitte midagi muud teha, ma saan võib-olla füüsiliselt enda südametööd reguleerida, kas siis oma hingamisega või siis sellel viisil, kas ma teen mingit füüsilist pingutust, et ma
kasutaks selle adrenaliini ära ja kulutaks samal ajal ka energiat, et ma väsiksin ja et mu keha nagu naturaalselt rahuneks maha. Sest muud erilist mul ei ole mitte midagi teha, sest kõiki neid ülejäänud protsesse kontrollib minu üks teine ajukeskus üldse, mis ei allu minu teadlikule kontrollile, et ma nüüd mõttejõul puhtalt, ma nüüd tahan, et mu süda lööks 120 lööki minutis või ma nüüd tahan, et mu adrenaliini näärmed toodaksid jõhkralt adrenaliini või toodaks just vähem. Ma ei saa seda teha. Seda reguleerib teine ajukeskus. Ja üldse ärevuse vastu võitlemine. See on eos juba kaotatud lahing, sellepärast ärevus on igapäeva elu osa. Me oleme ärevad tahes-tahtmata. Hüpoteetiline olukord, kui panna mind pimedasse tuppa, kus ei ole mitte ühtegi stiimulit. Lihtsalt pimedus, vaikus. Ja siis hakkab aju ise endale stiimuleid tootma, hakkab nägema mingisuguseid mustreid, hakkab võib-olla kuulma midagi ja niimoodi see tähelepanu läheb, sest lihtsalt on vaja midagi, mis haaraks tähelepanu ja hoiaks teatud suhtes ärevana, sest ärev olelääk teatud suhtes on ellujäämiseks vajalik. Muidugi, kui ärevusest on välja kujunenud häire, siis on muidugi teine asi, kui see segab igapäeva elu, toimetulekut, und, söömist. Võib-olla on hirm nii suur, et julge mitte midagi teha. Kui tagasi tulla selle ümberõppimise juurde, siis tuleks võib-olla kõigepealt üldse aru saada, mille pärast mul on need ärevuse sümptomid. Kus kohast nad tulevad, kas need on selle pärast, et mul oli mingisugune traumeeriv kogemus enne ja ma nüüd, et vältida uuesti seda traumeerivat kogemust, leian kõiki muid asju ärevust tekitavana. Nendest tuleks justkui aru saada ja siis kombata lihtsalt piire, et kas see on see mõte minu peas, mis teeb mind ärevaks või see on päriselt ka see asi, mis teeb mind ärevaks. Depressiooni ärevushäire puhul on minu arust ülioluline enda igapäevategevus taas kaardistada või rekaardistada või uuesti kaardistada siis selles mõttes, et mida ma iga päev teen või mida sa iga päev teed. Võib juhtuda selline asi lihtsalt, et me jääme teatuid tegevusi tegema harjumusest, vahepeal on võib-olla mingid tegevused ära jäänud, aga lihtsalt kaardistada, kas ma teen hetkel seda, mida ma päriselt teha tahan või ma teen hetkel asju, mida ma olen lihtsalt tegema jäänud puhtalt harjumusest. Ma läksin kunagi ülikooli, ma läksin ülikooli kõrvalt tööle, läksin kaitseväkke, tulin ülikoolist ära, aga tööle jäin edasi ja siis ma nagu jäingi tööl käima. Vahepeal kadus mingisugused suuremad eesmärgid kadusid ära ja siis oligi selline võib-olla eksinud tunne. Muidugi on ka nii, et ajas muutume paratamatult ja me muutume isiksuselt, me muutume põhimõtetelt, me muutume selles suhtes, mis meile meeldib, mis meile ei meeldi ja võib-olla kaardistadagi siis uuesti need asjad ära, eriti inimesed enda ümber, et kas minu ümber on need inimesed, kes mulle päriselt kaasa elavad, kes toetavad, kellega ma saan jagada, inimesed, kellele mina elan kaasa, sest kui neil läheb hästi, on mul räigelt hea meel ja ma tahan neile ka kaasa elada. Et ei oleks nagu sellist kadedust või, et kui inimese ümber on õige keskkond, siis ta särab. ja samamoodi võib ollagi seletamatut ärevust tekitav olukord, miski võib tulla sellest lihtsalt, et sa teed asju, mis sulle ei meeldi, aga see on nii sisse kodeeritud juba, et sa teed puhtalt harjumustest neid ja
siis see võibki olla selline alateadlik rahulolematus, mis võib avalduda ka füüsiliste sümptomitena. Ongi see ärevus, rahutu uni, lõõgastuse otsimine näiteks mõnuainetest või alkoholist või midagi sellist. Ma räägin puhtalt enda nagu kogemusest jällegi, et ma sattusin rutiini lõksu. Rutiin on muidugi hea asi, see aitab meil toimida igapäevaselt. Peale silmas lihtsalt seda, et ma olin teatud asju tegema lihtsalt sellepärast, et ma olin neid varem teinud ja siis ma olingi nagu sellise illusiooni keskel või sellise harjumuse keskel, et ma olen nagu kogu aeg seda teinud, ma peangi seda tegema ja mingid muud asja mul pole nagu nii mõtet teha, sest mul pole selleks aega ümberõppimiseks, mingi vabandust jada ühesõnaga. Aga mis tegelikult oligi see, et puuduski selline iseendale aruandmine, lihtsalt tunn tegemine, kuna ma olen kogu aeg nii teinud ja siis see põhjustaski seestpoolt võib-olla rahulolematust, eesmärgitust, kellast kellani tiksumist näiteks töö juures ja võib-olla hing tahtiski midagi suuremat teha, aga ma olin sellest nii kaugele juba läinud ja ei olnud sellega ühenduses enam ja siis otsisingi võib-olla sellepärast muid selliseid mehhanisme, kuidas siis igapäevaelus hakkama saada. Mult on paljud inimesed küsinud järgmised küsimusi, kes on siis nõustamisel käinud erinevate muredega, mis puudutavad siis ärevushäiret, depressiooni, nende sümptomeid, alkoholi sõltuvust, mõnuainete sõltuvust ja selliseid asju. Et kuidas saada depressioonist täielikult vabaks või kuidas saada depressioonist sümptomitest vabaks või kuidas saada ärevushäire sümptomitest vabaks või kuidas saada ärevushäirest endast üldse täiesti vabaks niimoodi, et ei sega enam elu. Siis minu arust õiged küsimused siinkohal ka vastu oleksid üldse sellised, et kujutame ette korraks, et meil kõigil on nüüd ärevushäire ja see segab meie elu igapäevaselt. Kindlasti on praegu ka vaatajaid, kelle elu see segabki igapäevaselt. Siis milline peaksin üldse see mina olema, kes on ilma ärevushäireta, kes saab elu osa võtta jälle täpselt sellisel kujul, nagu ta tahab. Milline see inimene olema peab, mis ta teeb üldse, mis on ta hobid, milline ta päevarutiin, kuidas ta sööb, kuidas ta on füüsiliselt aktiivne ja mis talle elus meeldib, mis talle ei meeldi, millised on põhimõtted. Ja samamoodi ka inimene, kes on depressioonis, täpselt samamoodi, kui on küsimus, kuidas sellest vabaneda, siis võib-olla peakski mõtlema üldse kõigepealt, milline see mina olen, kellel pole depressiooni. Kus ta teeb igapäevaselt, kus ta töötab, kus ta õpib, kes on ta sõbrad, kuidas ta oma perega läbi saab, kuidas ta iseendaga läbi saab. Et hästi lihtne on võtta ette mingisuguseid tegevusi, et kui ma depressioonist tahan lahti saada, siis ma pean loobuma sellest, aga võib-olla olekski parem ette kujutada hoopis, mida võiks just tegema hakata. Milline see mina on, kes ei ole depressioonis. Küsidagi endalt. Kellegi teise käest on juba lihtne küsida. Iseendalt on võib-olla keerulisem, sest iseennast on mõnikord keeruline aidata. Teisi on hoopis lihtsam aidata. Kellelgi on mure, siis kohe hakkab mõte jooksma, kui ma teeks niimoodi. Kui iseendal on, siis võiks samamoodi mõelda, mõtiskleda selle peale. Mõt nõnda.